10 kõige ohtlikumat ülekoormatud sõidukit, mis kaamerasse jäid. Kohe näed selles videos kogu maailma kõige jahmatavamaid ülekoormatud sõidukite juhtumeid. Tulge minuga koos vaatama ja uurima neist 10. See on Arvin Polo TV. Palun tellige kanal, et saada rohkem videouuendusi. Seega alustame kohe. Number 10. Habal. Esmapilgul võib tunduda, et see pole päris, aga tegelikult toimub selliseid asju maailmas palju, eriti meie riigis Filipiinidel. Sageli sõidab isegi terve pere koos ühel ainsal mootorrattal. Ja sageli pressib end isegi 10 inimest ühele mootorrattale. Aga kuidas see võimalik on? Tegelikult on selleks vaja õiget tasakaalu ja julgust, et seda teha. Ja sageli sõidavad nad auplikel teedel, kui nad veavad nii palju reisijaid mootorrattal. Number 9. Ülekoormatud mootorratas on vale. Ja selles videos näete juhtide suurt hooletust, sest nad laadivad oma sõidukitesse rohkem, kui need tegelikult kanda suudavad. Sõiduki piirangute eiramine ei too kunagi midagi head kaasa. Ja see on veel üks halb näide hooletusest ning tihti kaasavad nad oma tegemistega ka teisi teel liiklejaid. Jah, isegi kui sa ise sõidad korralikult, võid ka sina sattuda teiste inimeste hooletuse ohvriks. Ja sageli juhtub see kurvilistel teedel, kus veok ei suuda oma koormat korralikult tasakaalus hoida ja see viib õnnetuseni. Ja teadmiseks, ülekoormatud sõidukid põhjustavad ka pidurite rikkeid. Seega, kui näete midagi sellist, hoiduge sellest kohe eemale ja teatage sellest lähimasse politseijaoskonda. Number 8. Ülerahvastatud buss. Ma tean, et oled näinud ülerahvastatud busse nii Manilas kui ka Filipiinide provintsides. Aga see pole veel midagi, vaata seda. Nad on nagu sardiinid, kes on ühte bussi kokku surutud. Aga vaatamata sellele ei taha keegi neist maha jääda, isegi kui see, mida nad teevad, on juba ohtlik. Ja vaata ainult seda. Oleks. Number 7. Sõiduki väärkasutamine. Videos on näha väikest kolmerattalist, mis on puiduga ääreni täis laotud. Aga isegi sõiduk ise on sellise kaubakoguse all hädas. Ära sunni peale, kui sõiduk tegelikult ei jaksa, sest kui midagi juhtub, võid teisi veel rohkem kahjustada. Number 6. Kummaline kolmerattaline. Inimesed on nii leidlikud, et suudavad probleemidele tõesti ainulaadseid lahendusi leida. Aga kurb on see, et nende lahendused on mõnikord väga ohtlikud. Nagu näiteks see. Üks perekond laadis oma kolmerattalise taha liiga palju asju ja tegelikult sellisel juhul ei tohiks mõelda ainult sellele, kui palju teenitakse. Selle asemel peaksid nad mõtlema ka enda ja teiste liiklejate ohutusele. Seetõttu enne, kui teed seda, mida nad teevad, mõtle hoolikalt järele, sest kahetsus tuleb alati hiljem. Number 5. Laadimisõnnetus. Nad üritasid seda ülekoormatud veokit laevale laadida, aga nagu ma enne ütlesin, ära sunni midagi, mis pole tõesti võimalik, sest võib juhtuda midagi sellist.
tõesti, neid hoolimatuid veokeid on palju. Neid vist ei saa kunagi otsa, eks? Number 4. Ebatavaline takso. Pole enam uudis, et taksod on peamine sõiduk pendeldajatele ja siia mahub 5–6 reisijat. Aga me nägime ühte, kuhu pressiti sisse lausa 7 inimest. Ja see juhtub sageli Aafrikas. Nad on nagu sardiinid väikeses taksos, lihtsalt selleks, et teise linna jõuda. Kuidas nad küll suudavad sellises olukorras vastu pidada? Number 3. Ülekoormatud jalgratas. Olen kindel, et näete seda esimest korda just praegu. Ülekoormatud pole mitte ainult veoautod, vaid seda teevad ka jalgrattad. Nad näevad kaugelt välja nagu veoautod ja see, mida nad teevad, on tõesti väga ohtlik, sest igal ajal võivad need ümber minna ja ohustada ka teisi liiklejaid. Number 2. Ebatavalised India paadid. Kui enne olid teedel ülekoormatud sõidukid, siis nüüd on meil ülekoormatud paadid. Ja ainult Indias vist on selliseid asju. Näed laevu, mis on reisijaid täis. Ja sageli näed siin inimesi, kes ripuvad laeva küljes, et lihtsalt peale saada ja reisile kaasa minna. Ja kuigi see on väga ohtlik, näib, et neid ei huvita see üldse. Ja isegi Indias on paatidega sama olukord. See paneb sind tõesti mõtlema, kas nende reis viib taevasse või mitte. Rabino! Number 1 on viimane mägiveok. Ükskõik millist veoautot sa kasutad, kui sa laod selle liiga täis, ei ole see enam ohutu sõiduks. Ja kui sa ei taha uskuda, siis vaata seda. See ongi hooletuse tulemus veokijuhi poolt. Ja siin on veel üks. Kui see veel käivitub, siis võib veel kasutada. Ja tihti näed neid just mägedes. Uskumatu, eks? See polegi enam uus, et nendega nii juhtub, sest nad ei hooli üldse sellest, mis võib juhtuda nende hooletuse tõttu teel. Ja nüüd sina, kas oled ka midagi sellist teel näinud? Kus see on? Kommenteeri allpool.